7:41 täpselt kell. Mariselt ka midagi huvitavat? Sa tuletasid eile meelde ühte multifilmi, kus piilupart Donaldil on suit suus ja... No, Donaldil küll ei olnud, aga seal oli tegelasi, kellel see oli hammaste vahel, mingid tegelased olid. Ja mõtlesime siin, et tänapäeval sellist asja enam ei ole, muidu läheks jamaks lahti. Aga tuleb välja, et ikkagi on. Ja nimelt on nüüd sattunud suurema luubi alla muumid. Minu suured lemmikud muumid. Ja mõistagi Soomes siis leidub neid, kelle meeles populaarsed muumitegelased näitavad oma iseloomujoonte, harjumuste ja tegevustega lastele ja ka rangelt usklikele täiskasvanutele halba eeskuju. No, mis seal siis on nüüd? Ja Soome Sotsiaal- ja Tervishoiuministeeriumil tuleb nüüd lähinädalatel otsustada. Jätke, muumid ära keelata või? Kas jätkuva suitsetamisvastase võitluse raames tuleks muumimultikatele lisada lastele hoiatavaid tekste või mis üldse selle sarjaga ette võtta? Nuuskmõmmik vist mingit piipu pahvib või? Muumipappa ka teatavasti kõnnib pahatihti ringi piip suus, mis võimalik, et... Nuuskmõmmik, Nuuskmõmmik, et üldse piibuga piirdub ainult. Nimi on juba siukene, et see... Ega ta ongi siuke vähe, siuke roheline vend. Seal on kõike seent ja juurt ja... Aga muumipapa siis teatavasti kõnnib oma see piipsuus ringi ja võimalik, et ahvatleb sellega mudilasi tubakatooteid proovima. Ja see on nüüd siis Soome Sotsiaal- ja Tervishoiuministeeriumi käsitleda edaspidi see teema. Aga kuna teema kütab Soomes kirgi, siis kolumnist Petri Korhonen vaatab ka pisut irooniaga ikkagi kogu selle teema peale. Et mida veel ära saaks keelata. Ja on süvenenud siis sellesse multikasse, et mis seal tegelikult veel täiesti valesti on ja võib-olla mida võiks nagu käsile võtta. No mina olen need multikad kõik 10 korda läbi vaadanud, mul on nad kõik peas, nii et ma tahaks nüüd kuulda, mis sealt tulema. Kas siin mitte äkki ma lihtsalt ise uupi pakun, et ala mingi teema, et muumi käib alasti? See on täiesti üks punkt, jah. Ja. Vaata, mis eeskuju ta nii viisi näitab. No mis siis välja tuuakse? No näiteks muumid soosivad narkokaubandust. Ja kuidas? Näiteks ühes osas muumitroll läheb poodi, et osta rohtu ja tablette, et siis nagu rohtu. Mõistate? Jah, muidugi. Ja siit saab kohe välja sikutada ja mingi narkosüüdistuse muumile. Narkosüüdistus on täiesti võimalik. Siis muumid on ka alkoholilembesed. See tuleb välja sellest, et nad keedavad palmiveini ja joodavad seda ka alaealistele ja tantsivad restorani laudadel. Ma ei ole küll midagi sellist näinud. Ma arvan, et see kolumnist on ise palmiveini keetnud. Ja siis pärast seda muumisid hakanud vaatama. No kolumnist leiab veel, et muumid õpetavad ametnikele vastu hakkamist ja lisaks pannakse süüks kodaniku allumatust, ametlike teadete katkirebimist ja politseile vastu seismist. Ühesõnaga mässumeelsust heidetakse muumidele ette ja muumipappa näiteks õpetab lastekodus põgenemist. Võib-olla hoopis muumid õpetavad elutervet suhtumist, kuidas lollusesse tuleb nagu suhtuda. Jaa, aga okei, võib ja sealt leida seda. Aga probleem on veelgi selles multikas, nimelt muumid varastavad ja omandavad võõrast vara kahetsust tundmata, näiteks võlurimütsi, kalliskivisid, hafinattide, kliimaseadme ja nii edasi. Ja varastatud esemeid hoiavad nad tihti suisa enda kodus. No selle võlumütsi nad küll kuskilt ei varastanud, see lihtsalt vedeles. Nad tassisid selle koju. See ei ole mingi varastamine. Aga nad ei tea ju, kelle oma see oli. Nad ei oskanud selle kellegile tagasi anda, ja pärast mõningaid probleeme võlumütsiga nad viskisid selle üldse ära tagasi jõkke, et see ära läheks. Kuigi see ei läinud ja... Sa oled päris hästi kursis. Sellega sai igasust jama enne, kui suur ja kuri võlur sellele järgi tuli ja ära viis. Sa tead muumidest oluliselt rohkem kui Viki Kristiina Barcelonast. Okei, sulle tule isegi see nimi praegu. Viki läks paadiga merele, jah. Okei. Veel, mis muumid teevad valesti, nad rikuvad seksuaalmoraali, ehk siis seesama, mis Märks välja tõi, et nad käivad ringi praktiliselt alasti. Lõpp, nagu piilupartoonad. Ja muumimammal on ees vaid põll, kuhu see kõlbab. Jah, nii on paraku, jah, ja muumitüdrukul on jala ümber ainult võre või see võru. Ei muud. Aga samas midagi ei paista. Iseenesest. Ju. No jah, aga... Ja mõned on seal ikka päris riides ka. Jällegi see, eriti see nuuskmõmmik, see on kogu aeg, suvel ja talvel on kogu aeg.
oma mütside ja saabaste ja mantlitega käib ringi, ma ei saagi sellest aru. Samas kõik muumid ei ole alasti, noh. Koduvana on ka vapšee mingis ürbis käib ringi. Koduvana. Samas ta on kogu aeg, see on põhinarkar tegelikult, kui nii hakata võtma. See kogu aeg uurib mingi taimi ja lilli ja see on muud teemat ei olegi kui ainult üks mingisugune taime teema, et seal on raudselt midagi kasvatab kahtlast. Veel on halvasti see, et muumipapal on relv, kuid teatavasti ei ole tal relvaluba. Ja peale selle on ta relv käes ringi liikunud avalikes kohtades ja ähvardanud tegelasi, kes on tunginud tema valdustesse. No jah, see on tõsi. Kuigi ta on selle ära peitnud keldrisse, aga aeg-ajalt see ilmub välja sealt, jah. No muidugi tegelane tungib valdusesse, siis ongi ju paras aeg relva kasutada. See on aeg, aga milleks siis relv on, eks ole? Muidugi. Tuleb ikkagi koht kätte näidata kodanikele. Eks see muumipapal on endal ka kerged süümekad selle relva pärast ja tegelikult ta ikkagi väga demonstratiivselt selle relva viskab suurde lõkkesse ja põletab ära. Ehk siis annab eeskuju, mida tuleb teha ühe relvaga. Tõesti, ta on minu kord öelda, et hämmastavad teadmised. Aga veel on suureks probleemiks muumide ilmne ülekaalulisus ja korpulentsus, sest need nüüd küll ei ole tervislike eluviiside eeskujuks. No seda küll, jah. Mõnes mõttes mulle see muumide teema nagu meeldib. Et seal sa vaatad, et kui muretult nad kõike sellesse suhtuvad, ei tee sellest mingit numbrit ja lükkavad aga mingit vaarikalimonaadi ja mamma küpsetatud kooke iga päev näost sisse, nii et silm ka ei pilgu. Ja pole probleemi tegelikult. Tööeetikaga nad ka ei anna lastele head eeskuju, näiteks nad töötavad vaevuvaid suve ajal ja ahvatlevad või tähendab, see ahvatleb tulevast põlvkonda tööst hoidumisele ja laiskusele. Tegelikult nad demonstreerivad nendest multikadest seda, kuidas saab elada ilma, et sa üldse peaks mingit tööd tegema ja mingit vaeva nägema ja kogu aeg stressama ja saab jumala rahulikult hakkama, sest ma ei ole küll tähele pannud, et keegi seal üldse kunagi mingit tööd oleks teinud. Võib-olla Filifionka peseb pesuaegad lastele, aga see on ka kõik põhimõtteliselt. No samas oleks ka iga vaadata, kui muumipapa hommikul läheb tööle, istub kontoris maha 8 tundi ja pärast käib poes ja tuleb koju. Mulle ei meenu küll, et seal keegi mingisugust tööd väga teeks. No see muumipere ei tee küll mingit, ülejäänud kaader veel midagi siputab. Aga ega need panevad ainult chilli, noh. Muumipapa loeb ajalehte ja mamma tuleb jälle vaarikalimonaadi ja kookidega välja kuskilt ja ongi kogu pull, noh. Et ja jumala hästi on, ei ole neil vaja midagi erilist. See on tegelikult ka väga filosoofiliselt lähendades asjale on seal ikka elu on ikka eriti lill, noh. Et hästi kui mõtled, et kuidas nii saab, aga kui sa vaatad selle multikat, siis saad aru, et jah, saab küll. Tegelikult on huvitav siuke asjadesse nagu sisseminek. Ja talvel nad üldse magavad. Üldse ei tee mitte midagi. No see ongi halb. Seda heidetaksegi neile ette. Seda võiks karule ka ette heita. Näiteks olid sellised filosoofi minutid, kui me sõitsime Tartust tagasi Sky Plussi ürituselt pühapäeval. Ja autos oli siis kuuldi mina ja Lennart Piit. Ja siis me hakkasime arutlema, et seda laulud kui Kungla rahvas kuldsel aal. Ja. Kord istus maha sööma, on ja. Mis vanemuine hakkas kandelugu lööma ja siis mõtlesime, et huvitav, et laulusõnad, et millal siis Eesti ajas nagu see kuldne aeg oli, kui see Kungla rahvas ja mitte teised rahvad nagu istusid niisama, nendel ei olnud asja, nemad ei istunud maha sööma, ainult mingi müstiline Kungla rahvas tuli ja istus maha, hakkas lihtsalt sööma. Jah, tegi mingi jõude hetke, et huvitav, kas nad olid siis nagu tallinlased või millal oli see kuldne aeg, kas oli siis pätsuaeg, mida siin vanema kiidab või oli see enne seda? Ja aga ei, muumide elustiil on tegelikult väga super, jah. Seda täitsa tõsiselt hakkad nagu mõtlema, et aga tegelikult ka, noh. Nagu tegelikult ka, noh. Kõik on jumala korras, noh. No 2 punkti on veel, mis ei ole päris korras ikkagi, et oleks lastele eeskujuks. Näitavad keskkonnale kahju. Ja seda siis sellega, et koguvad endale talveune perioodiks võõrast metsast suured kogused puuokkaid. Ja samuti süütavad nad süüdimatul moel lõkkeid tuleohutuse eeskirju eirates. No teevad jah lõket vahepeal. Kes see ütles, et see võõras mets on? No ju, ma ei tea, ei käi luba käes ringi. Ja veel on paha asi nende puhul see, et nad ei lugusta öösiti uksi.
oma muumimaja nad ei pane lukku ja nende õue peal ja nende õue peal käib tihti melu ning liikumist esineb ööpäeva ringselt. Ja naabrite öörahu häirimine on vastuolus avaliku korra nõuetega. Ja peale selle on muumid ka paadunud majahõivajad ehk skvottijad. Nad on hõivanud teatreid, majakaid ja muid ehitisi mõtlematult ning on rikkunud hoonete siseruume, muuseas ka seinajoonistusi neile teinud. No jah, esiteks ei olegi neil mingit hoovi, sest et aeda kui niisugust ei ole ja see asubki keset mingit lagendikku. Mingid naabreid silmapiiril ka ei ole, keda ka kõige suurema kisaga saaks häirida. Ja okei, nad sikerdasid küll koduvana seinad kõik ära, aga lõppeks hakkas talle ikkagi see meeldima. Algus oli ta küll närvis. Nii et ei ole häda midagi. Kõik on nagu täiesti timm. Ja tegelikult nad just propageerivad sellist mittematerialistlikku eluviisi ja sellist sõbralikku teineteise aitamist. Eks seal on muidugi natuke siukest natuke julma ka sees, nagu elus ikka. Sest kui väike müü tahab kogu aeg kõike ammustada, siis see võib ka tekitada nagu väikestes lastes siukest tahtmist kogu aeg kõike ammustada. Ja pigem siit võib tekkida mingid probleeme. Et kui sa tuled jälle tööle hommikul, sul hambajäljed on käevarres, siis sa tead, et laps on muumid vaadanud ja saanud sealt inspiratsiooni nosimiseks. Ei, mina soovitan kõigile muumisid, need on super lahedad multikad, ma vaatan neid ise ka tohutu huviga. Kuulda oli, jah. Et see on selline, vaata teinekord sa pead lapsega koos midagi vaatama ja teinekord, kui ta vaatab midagi, mida sa nagu ise nagu ei tahaks üldse vaadata, siis on nagu ei jõua seda vaadata, aga neid võib lõpmatuseni vaadata, see on super. Sa sealt leiab täiskasvanu ka, ikka väga palju siukest asja, mis on ikka geniaalselt jah, välja mõeldud ja loomulikult see Kärt Toomingas oli see, kes tegi need multikale hääli peal. See on ikka, ma veel kord pean kiitma, et see on ikka täiesti ebareaalselt super esitus tal, kus ta neid hääli kõiki nii palju võtab ja kui head need on. Et see on tõeline talent. Ilma temata ma ei kujutaks üldse ettegi seda multikat. Kas neid osasid tehakse veel juurde või kuidas nendega on? Ei ole praegu ma küll kuulnud või ka näinud, et mõni uus osa kuskil oleks ilmunud, aga need vanu on ka päris palju, mul on need kõik olemas. Ja aeg-ajalt tuleb neid telekast ka. Ja nii edasi. Ja seal saab ikka nalja ja see on ikka vägev. Seal on vägevad tegelased. Seal on kõik tegelased meie enda elust ka, kõik esindatud, igasugused. Et soovitan selle Miki läheb paadiga Californiasse filmi asemel. Barcelonasse, no ja, mis iganes. Head teed.